Jagage huvitavaid jaanikombeid. Rehvide põletamine, külaplatsil tüli norimine, kuuekesi kaheokselises autos sõitmine, Eesti tantsumuusika võimalikult kõvasti tutvustamine, põõsa all veeloigus magamine, võib harrastada suvalises järjekorras, vanavanemate suure toa põrandale oksendamine, eterniidi põletamine, püksikusemine ja naiste pärast kaklemine. Poolene lauaviin sisse, tagurpidi saltoga üle lõkke, siis pea ees saunast vette ja EMO-sse. Töötab iga aasta. Tõesti kaunis traditsioon, võtab lausa pisara silma. Kui vaatad jaaniööl kaevu ja näed seal oma vanamehe nägu, siis ilmselt ta on uppunud. Kui jaaniööl 7 mehega on homme hommikul päris valus. Elukaaslasega hommikul tülli, õhtuks uuspruut ja hommikul ei mäleta midagi. Repeat, follow, subscribe. Tundub, et jaanitule ääres kaklemine on mõndade inimeste jaoks ka traditsioon. Kusjuures veidi irooniline, aga näha jaanilõkke ääres äksi täis mehi kaklemas tekitab alati kuidagi sooja tunde. Nagu lapsepõlves, kui see igal jaaniõhtul tavaks oli. Viimasel ajal aga näeb seda muidugi vähem. Huvitav, milles poolest on lõkkekõrval moljandmine parem kui ööklubis luuki kütmine. Vabas õhus on tervislikum. Klassika on ka see, kui keegi üritab lõkkesse visata diivanit, sest see on ka puust ju. Kui jaanipäeva lõpuks pole vähemalt 3 hammast puudu ja EMO-s pole käidud, siis see ei olnudki päris jaanipäev. Iga küla jaanitulel on vähemalt üks vend, kes tuleb kohale üksi, lahkub naisega ja hiljem selgub, et see oli tema oma tädi. Ja, nii on. Mu vanemad kohtusid niimoodi. See tekitab väga palju küsimusi, aga ma ei taha rohkem teada. Traditsioon on see, et ei pea. Minu jaoks on jaanipäev täielikult ära rikutud nende poolt, kes kasutavad seda tsüklisse tõmbamise ja teiste inimeste terroriseerimise jaoks. Stiilinäide on omast külast ühel pool kuulame 3. õhtut järjest naabrite trena ja teisel pool põletab keegi jaanilõkke asemel rehve. Lisaks harrastatakse küladel kiiruskatseid.